Ja hakkame nüüd mõtlema. Õigustada seda usaldust, mis lapse vanematel on, kui nad usaldavad lapse lasteaeda. See on vanematel midagi veel kallimat või veel rohkem kallimat ju pole olemaski. Ei saagi olla, eks ole, oma laps. Ja nüüd ta annab ta targa inimese hoolde, kes aitab kaasa, et ta kujuneks imetlusväärseks ja niisuguseks, millist pole enne olnud, mille üle oleks rõõmu, mitte ta endal ainult, vaid ka vanematel ja ühiskonnal tervikuna. See kõik on kohutavalt vastutusrikas. Ja muidugi igaüks näeb siin ise, aga mulle tundub, et paljudes maades mõistetakse seda väga hästi. Mõningates maades väga hästi ei mõisteta. Just nagu teatakse, aga tegelikult ei arvestata. Inimese, mina isiklikult nüüd, ma räägin nüüd oma mingid arusaamu. Kogu elutee sõltub väga olulisel määral sellest, kuidas kulgevad esimesed eluaastad, esimesed elukuud. Ja alustame ikka sellest peale, et kõigepealt, kuidas kulgeb esimesed 9 elukuud emas. Siis esimene suur üleminek, sündimine siia ilma. Siis esimene eluaasta. Seejärel esimesed, teine, 3. aasta, kuni siis teise suure üleminekuni. Ja see on see negativismi periood. Suur üleminek. Lapsed muutuvad täitsa taluvatuks ja vahepeal. Ja siis tuleb järgmine etapp, eks ole, ja mis lõpeb kuskil seal kooli ikka jõudmisega. Ja siis on 3. suur üleminek. Juba iseseisvalt juba saab tegutseda mingisuguste tekstidega. Ja siis tuleb jälle üks periood, see algkooliaastad. Ja siis tuleb veel hirmsam üleminek puberteediga. Ja nende etappide kohta on ju üsna palju igast kirjandust, üleminekute kohta suhteliselt vähe. Väidan, et üleminekute tähendus on väga-väga oluline. Suhted võivad sassi minna või ka eriliselt kinnistuda just nimelt üleminekute ajal. Kõigi üleminekute ajal. Ja see, kui tähtis on see üleminekus osalemine, ma ei tea, kas neid näiteid on siin vaja üldse tuua, igaüks saab sellest niigi aru, võib-olla ilma näideteta, aga igaks juhuks mainin, et päris väljaspool igast kahtlust uuringutega on tuvastatud, et kui näiteks isa viibib sünnituse juures, on isa ja lapse suhe kordades sügavam ja sisulisem. Kui ta näeb oma last seal 3-4 päeva hiljem läbi akna või täiesti teistsugune suhe on ta lapsel. Ja sama asi on nüüd ka teistes üleminekus. Selles ülemineku puhul on see just nagu selge, eks ole, aga teistega on samamoodi. Mida ma nüüd kutsun kõiki? Kutsun looma korralikud, süsteemsed, võimalikult täiusliku kujutluse sellest, mida tähendab kõigepealt kõik need etapid ja need üleminekud, et väiksed, lühikesed ajad. Ma ei hakka siin seletama veel neid üleminekuid, aga nimetan ainult niisugune suure ülemineku abiellumise. Ja siis pulmas kõik hädaldavad, et viin on kibe ja viinal pole häda midagi, viin on väga hea, vähemalt sama hea nagu enne oli, aga sunnitakse neid vaeseid pruutpaari seal kõigi ees musi andma. Aga mis see on siis? Tegelikult kultuuris on terve rida
selliseid võtteid, andragoogilisi võtteid, kuidasmoodi pealuu sisse tugevasti panna teadmine, et see vallalise aeg on nüüd läbi, see on otsas, seda enam ei ole ja nüüd algab üks teine aeg ja see on kvalitatiivselt teistsugune, see üleminek on jälle põhjavanema tähtsusega. Kui ei õnnestu selle ülemineku ajal väga kindlalt pähe seda asja saada, mis nüüd jätkub ja mis on nüüd lõppenud, siis tulevad igasugust arusaamad. Kõik teavad, kui palju neid on. Aga jätame nüüd need etapid ja üleminekud sinna paika ja nüüd niisiis ma ütlesin ühe sihukese soovituse modelleerida ära need protsessid. Ja protsess on siis ajalises järgnuses olevate sündmuste järjepidev jada, mõtestatud jada. Ja vaadake, missugustest etappidest omakorda iga see suur etapp koosneb. Siin on ju ka omad väiksemad etapid ja igal pool on mingid sihid. Siht, eks ole, on kujutlus otstarbekast suunast. Ja olles sihil, seavad inimesed eesmärke, kujutlusi sellest, mida nad tahaksid saavutada mingiks ajaks. Eesmärk on alati seotud ajaga. Sihil me oleme kogu aeg. Aja küsimust ei ole. Eesmärgi puhul on. Kasvatus on sihipärane, õpe on eesmärgipärane protsess. Ja selle eesmärgipärase ja sihipärase ühtsuses kulgeb siis see elu. Aga nüüd räägitud on ja oluliseks on peetud seda, mida oleks vaja saavutada ja mida saavutatakse. Aga planeeritakse enamasti tegevusi. Olete nõus või ei ole? Planeeritakse tegevuste temaatika, maht ja mingi põhjendus ka. Õppekavad on ju tegevuste kavad selleks, et tekitada mingeid teadmisi ja oskusi. Ja ma esimest korda tõstan sõrmed natuke naljakalt püsti ja kellele piinlik ei ole, tõstke ka. See on teadmised. Püsti see sõrm, mis püsti on, tähistab teadmisi. Ja mida rohkem, seda uhkem, eks ole. Aga ega teadmise struktuur väga hästi avatud ei ole ja kui meil aega jääb, igatahes siin laua peal on üks mudel ka teadmise struktuuri kohta. Aga teadmised muutuvad väärtuseks, kui inimene oskab kasutada ka teadmisi. Siis tekib talle instrumentaalne väärtus teadmisel. Ta oskab selle teadmise varal midagi teha, midagi mõtelda, midagi valmis saada, lõpetada õigel ajal, õiges kohas ja peab oskama teadmist kasutada. Aga veel on ju vaja aru saada, miks see nii on. Mis siis juhtub, kui teisiti oleks, mis siis juhtub, kui pooleli jääb, mis siis juhtub, kui üldse ei tee. Peab aru saama, mis see mõte on. Ja väärtuseks ei ole teadmine. Väärtuseks ei ole oskus. Väärtuseks ei ole paljas aru saanud. Väärtuseks on nende ühtsus. Ühtsuse mõiste tuleks sisse tuua. Igas mina olen täitsa selge ja kindel, et kui ühtsuse kategooriat peas ei ole, siis aru ei saa. Võib teada igasugust asju, aru ei saa. Ja vabandust, kui ma nüüd liialdan või liiga suure üldistuse teen, aga suur osa nendest, kes arutlevad õppekasvatuse ja kogemuse üle, tegelikult väga täpselt aru ei saa, mis toimub. Aga võtke nüüd sealt nii palju maha nagu vaja. Niisiis ühest küljest on õpe, teisest küljest on kasvatus. Aga veel on ka kolmas vajalik ja see on kogemus. Kogemusega kaasneb inimesel võime ette näha ja ära tunda. Ette näha ja ära tunda. Ette nägemise ära tundmise võime. Ja kui lausa öelda, mis siis on hariduse mõõt, minu arusaamist mööda hariduse mõõduks on ette nägemise ära tundmise võime. Kes tahaks vaielda? Ette nägemise ja ära tundmise võime. Mida kõike on tarvis ette näha? Mida kõike on tarvis ära tunda?
haritud inimene või ei ole. Aga siis on õppe, kasvatus ja kogemus vajalik. Vastasel juhul ei teki. Ja võt, ja nüüd ma tahaks meie tänases arutluses esimese niisuguse väga-väga tähtsa küsimuse, miks on lasteaed ohtlik inimesele? Mis võib juhtuda lasteaia tõttu? Et igal pool, natuke tagasi ma mainisin, et me räägime rohkem, mida oleks vaja saavutada ja kuidas me saavutame, miks see kasulik on. Aga ükskõik, mida me ka teeme, igal juhul ja kõikjal on ka tagajärjed. Alati on ka tagajärjed. Küsimus ongi nüüd selles, kuidas toimida, et neid tagajärgi oleks vähem. Ja mida siis peale hakata, kui need tegelikult ikkagi on. Kuidas need kompenseerida? Kompensatsioonimehhanismid on vajalikud. Saavuta midagi, aga sellega kaasnes veel ebameeldiv. Mis nüüd teha? Aga neid on tarvis ka ette näha. Nende põhimõtteliselt nad võivad tekkida, seda on vaja ette näha. Tahaksime loota, et tekiks niivõrd vähe kui vähegi võimalik. Aga seda, et üldse ei teki, seda ei maksa loota. Tekivad jah. Tekivad ühel lasel niisugused, teisel natuke teistsugused, kolmand. Ma toon ühe näite siia vahele. Eesti illustratsiooniks. No on mingi rütm ju. Ka lasteaias ja kodus ka ju ja kell on, näitab seal niisugust aega ja nüüd lapsed pesema käed puhtaks ja nüüd tuleb kõigepealt pissile ja siis pesema veel ja siis läheb sööma. No, mis siin erilist oli? Täitsa tavaline asi ju. Aga see tegevus, mis parajasti toimus, jääb pooleli. Ja kui on niimoodi, et alusta, mida tahad, lõpetada ei saa midagi. Siis kõik jääb pooleli. Aga tunnustus saab selle eest, mis valmis on. Valmis ei saagi midagi, järelikult tunnustust ka ei saa. Järelikult rõõmu ei ole. Tegevus on, rõõmu ei ole. On tagajärg või ei ole? No on tagajärg. Ma tõin niisuguse lihtsa näite, niisuguse elementaarse siia. Aga no kui hakata praegu vaatama, igaüks leiab neid tosinate viisi vahepeal silma pilgutamata. Ühesõnaga, no ma toon igaks juhuks ühe niisuguse väga hirmsa näite veel. Laps on haige, palavik ja haige. Ja nüüd kõik kõnnivad kikivarvaste peal. Võiks ta kõiki asju, mis ta vähegi oskab tahta. Viivitamatult täidetakse igas vähegi soov. Ja arukas laps vaatab, aga mis mõte on terveks saada? Ja siis ja see on see nii-öelda õpitud abitus. Ta tunneb ennast hästi juhul, kui ta on ega näeda avarees, kui ta ei oska mida, kui ta ei jõua, kui ta tervise, kogu aeg midagi häda. Vaata, siis kõik hoolitsevad. Noh, ja terveks saamine ei ole üldse mõistlik. Ja ehtne näide selle kohta tagajärje kohta. Kui laps on haige, no muidugi peab hoolitsema. See on ennast mõistetav ju. Aga kus on piir, kus on mõõt ja kuidas teha niimoodi, et sellega ei kaasneks niisugust päris ränka tagajärge, mis muide terve elu võib kesta. Kui tekib, et katsuse lahti saada, katsuse sellest vabaneda, väga raske. Vältida on suhteliselt lihtne, parandada on väga raske. Aga lähme nüüd selle näitega edasi. Küsimus, kes vastutab? Ja vaata, nüüd me jõudsime ühe niisuguse hullu koha peale, et paljudel on ju õigus teha seda, teist ja kolmandat, planeerida ja teha niisugust õppekavasid ja kõiksugu asju, aga vastutamisest ei taha kuidagi. Noh, kui kõik see hästi, no siis on ju väga kena, aga tagajärjed, kes vastutab tagajärgede eest? Mitte keegi. Ja kui nüüd vaadata, kuidas õppekavaga on,
siis tekib küsimus, kellel on õigus koostada õppekava ja kellel üldse on haridus seostes mingisugused õigused. Põhiseadus näeb ette, et otsustav sõna lapse haridustee valikul on tema vanematel. Üksjagu, ma ei tea, nüüd peab jutumärkides vist panema või ütleme, haridusametnikke on siiski mitte ainult Eestis, igal pool usurpeerinud selle õiguse ja kujutavad ette, et neil on õigus kavandada lapsele kogu see haridustee. Ja põhiseaduse järgi ei ole seda õigus. Põhiseaduse järgi on see õigus lapse vanematel. Vanemate puudumise korral vanemate, või lapse seaduslikul hooldajal. See on üks raske koht. Mina ei ütle siin midagi rohkem, ma ütlen ainult, et see on raske koht ja selles punktis on tarvis ikka üsna kõvasti mõelda, sest see käsitlus, mis praegu domineerib, minu arusaamist mööda rahuldav ei ole, on arusaamatused pidevalt ja seda, mis on oma aja ära elanud ja kõlbmatuks muutunud, ei maksa täiustada, seda tuleks muuta. No ma ütlen, et selle lause veel natuke teravamas vormis, lollust täiustamine midagi head ei ole. Kas see on lollus või see on lihtsalt viga, see pole tähtis, siin ükskõik võib asendada. Niisiis, järgmine asi on kohe sees kasvukeskkond. Lapse kasvukeskkond, peamine kasvukeskkond on tema kodu. Ega keegi ei vaidle. Lapse kodu, see on põhikasvukeskkond. Ja küsimus, kuidas teile tundub, milline osa lapse vanematest ja paneme sinna ka vanavanematest tegelikult kujutab ette, milline kasvukeskkond on soodne lapsele. Imiku eas, väikelapse eas, kooli eas, puberteedi eas, igas eas, poistel tütarlastele, missugune kasvukeskkond on tema arengule soodne. Ma olen sõnastanud kasvatuse niimoodi, et kasvatus on kasvamise saatmine arenguks soodsa keskkonna loomise ja hoidmise kaudu. Laps kasvab igal juhul. Kuidas teha nii, et see kasvukeskkond oleks soodne tema arengule. Aga siis peab teadma, mis see areng on. Ja kui hakata vaatama nüüd igast kirjandust, mis on selle, Riigikogu räägib pidevalt arenguplaanidest ja tehakse arengukavasid ja mingi kõik me nägime ka hiljuti ju haridusvaldkonna arengukava 15 aastat ettepoole. Sõna areng on igal pool kõvasti kasutus. Aga pangem tähele, et ega see arengu mõiste ühtemoodi küll ei arusaadav ei ole. Mina saan aru niimoodi, et areng on isereguleeruva süsteemi täiustumise suunas toimuvate üleminekute järjepidev jada. Areng on igal juhul objektiivne. Inimesed, meie siin midagi ega kedagi, kuidagi, millalgi, kuskilgi arendada ei saa. Arendada võimalik ei ole. Võimalik on luua arenguks soodsad tingimused. Arengukeskkond kujundada nii, et inimene areneks. Ja nüüd peab teadma, aga missuguseks? Missugust me tahame? Ja see on nüüd järgmine koht, kes nüüd märkmeid teeb ja tuleks vaja luua kujutlus sellest, missuguseks me tahaksime, et laps kujuneks. Mul on siin üksjagu mudeleid. Ma lasen need ringi käima, kui me teeme nüüd esimese vaheaja, siis saab vaadata neid ja siis pärast seda vaheaega hakkame mõtisklema need samad küsimused, mida me praegu siin puudutame, aga mitte ainult nii, et siin täitsa võimalik, et tekivad hoopis parem huvitavad küsimused veel ja kõik on väga teretulnud ja saame jätkata. Aga nüüd
Võt ega ju laps ainult ei arene. Kõigepealt inimene ju organism, eks ole, funktsioneerib. Funktsioneerimise iga päev õhtul läheb magama ja magab ilusti ja uni on üks kõige tähtsamaid arengu eeldusi. Uni. Kui kõik tegurid ritta panna, siis ma panen esikohale, panen armastuse ja teisele kohale panen une. Kuidas te panete? Mis on kõige tähtsam, kõigest kõige tähtsam. Ma arvan, et see on ikka armastus, seal ei ole midagi teha. Aga järgmisel kohal, teisel kohal, keegi võiks panna jooksmine või möllamine. Ei tea, aga liikumine kahtlemata on ka arengutegur, aga tasakaal ja niisugune toit ja jook ja värske õhk ja palju asju, millest sõltub areng. Aga kuidas tagada, et need oleks kõik? Selle koha peal nüüd me oleme üliõpistega ka mõnikord nalja teinud, et Eesti talupojal oli juba ei tea mis ajast peale tünnilaua seadus. Ja tünn on ikka sel juhul, kui kõik lauad on, eks ole. Ei ole niimoodi, et ühte lauda siis nüüd lihvime ja teeme veel paremaks ja kõrval teine laud on nüüd 10 sentimeetrit või täitsa mäda polegi lauda. No siis jutt see on. Tünn on ikka ainult siis, kui kõik lauad on. Ja vaata, sõnale kõik on neid 2 kriipsu alla. Arengu puhul ei ole tähtis, kui üks või teine tegur on. Kõik peavad, sõnale kõik on kriipsu all. Vaat see kõik on nüüd raske koht. Kui üks kas või puudub, pole teistel tähtsus. Ja vaata, kas on kõik. Ja ma arvan, et ei ole maksa oodata, et keegi juut või inglane või sakslane või ma ei tea, iirlane nüüd tuleb Eestile ütlema, mis seal peab olema. See tuleb luua meie oma kultuuris, meie oma mõistusega. Ei maksa arvata, et need on nüüd 100 korda targemad kui siin inimesed, kes on terve elu seda teinud ja mõelnud ja kelle süda on õiges kohas. Ei ole ju. Me võime ise väga hästi teha, mitte halvema kui nemad seal. Kusjuures nende õppekavadega minu teada ei ole rahul mitte keegi. Igal pool, kõikides maades, kus ma vähegi olen vaadanud, kõik on mures ja hädas ja ütlevad, et õppekava, muidu võiks ju veel taluda seda asja, aga õppekava on kehva. Ja nüüd selle koha peal ma nüüd ütlen üks asja. Minu arvates õppekava on üldse üks jama. Nüüd ma ütlesin midagi väga pahasti. Mingi raam. Ja see, ma saan, ega nii rumal ma veel ei ole, ma olen vana küll, aga täitsa mitte täitsa. Et see ju ehmatab, siuke jutt, mis asja, kuidas 100 000 on kogu aeg kulutatud õppekavade täiustamisel, õppekavad ümber, õppekava, kõige tähtsam asi üldse. Noh, ja nüüd järsku siis jutt on muidugi kõigepealt riiklikust õppekavast. Meil on ju riiklik dokument, GPS, ja öelda niimoodi, et dokument ei kõlba kuskile ja nii ei sobi ju öelda, see ei ole ilus üldse. Aga hakkame nüüd sisuliselt mõtlema, mida ette vaja on. Vaja ei ole õpet, vaja on isiksust. Vaja on isiksust, kes on, ja vaata nüüd, mis omadused tal siis nüüd on. Mul on siin ühte teist tehtud, mitte pärast vaatad. Ma sugugi ei ütle, et midagi oleks siin lõplikku. Iga mõte, mis siin on ainult selleks, et edasi teha, sügavamaks teha, korralikumaks teha ja aeg läheb ja tulevad uued ideed, inimesed tunnetavad paremini sügavamalt ja tuleb täiustada. Aga seda, mis juba on selgeks mõeldud, läbi põlvkondu, seda oleks vaja teada. Et täiustada. Aga kui ikkagi üldse ei kujuta ette seda, mida me saavutada tahame, siis just nagu ei tohigi teha ju. Sest siis ei saa ju aru, kas läheb nüüd asja ette või ei lähe, kas süsteemsus on või süsteemsust ei ole. Kui süsteemsust ei ole, siis on praht. Kes tahab vaielda? See on raske koht, ma tean ju. Ja, aga ilma asjata ka ei tulnud siia. Vaja nüüd mõtelda. Ja mitte oodata, et võib-olla keegi sakslane ütleb. Ei ütle. Miks ta peaks? Nendel on omad mured ja mitte väiksemad kui meil.
ma sattusin ükskord Hannoveris trammi mõni aasta tagasi. Ja siis tuli üks Türgi perekond sinna, umbes 10-kesi. Sealt oli raske aru saada, kes on kes, aga noh, korraga tulid need, üks perekond ilmselt oli. Ja mis möll seal trammis lahti läks, seda noh, mina ei suuda kirjeldada. Mul pole üks sõnu, ma ei tea. Viisakate sõnadega ei saagi hakkama. Neil on selliseid muresid, mis me pole veel undki näinud. Ja Göteborgis ka ju praegu politsei ikkagi terves hulgas äärelinnadesse ei julgegi üldse minna. Ja see inimlik lollus on täiesti piiritu ja ääretu. Nii et kuidas peaksin ütlema, olgem mõistlikud ja ettevaatlikud ja ilmakse. Nii, aga see pole praegu meie mure. Meie mure keskendub sellele, kuidas luua kasvavale põlvkonnale soodne kasvukeskkond. Ja vaat ja selle koha peal ma ikkagi lausa rõhutaksin nüüd, et küsimus, kes kellele toeks on, no võib ju küll öelda, et kuule, vaja on koostööd ja koostööd. Ei, aga kes on tähtsam? Kelle käes on, kes on prioriteediks? Kas siis perekond abistab kodu või kodu perekonda või vabandust, lasteaeda? Kas ja üldse lapse vanemad kooli või kool lapse vanemaid? See ei ole lihtne küsimus. Tõsine küsimus. Kui lapse kasvukeskkonnaks on tema kodu, eeskätt ja põhiseadus järgi on lapse haridustee üle otsustamise õigus tema vanematel, siis peavad lasteaednikud abistama lapse vanemaid ja õpetajad, perekonda, vanemaid. Järelikult ei ole esikohal mitte pedagoogikaalane ettevalmistus. See on täiesti põhjapaneva tähtsus küsimus praegu. Paradigma asi, kumb on? Kas see paradigma või teine? Kas tuleb muuta paradigmat või ei tule? Ja mis siis see kasvukeskkond on? Lasteaed kui lapse kasvukeskkond. Kodu kui lapse kasvukeskkond. Ma kirjutasin kunagi ühe raamatu, võib-olla see on kellegi kätte sattunud, lastekodu kui lapse kasvukeskkond. Kunagi SOS Lasteküla palvel kirjutasin selle. Ma üks päev vaatasin, ei ole väga viga, polegi sellist kohta me ei leidnud, mida praegu on piinlik lugeda. Aga noh, muidugi on kõik vahepeal palju vett merre voolanud. Aga ma oleksin väga-väga õnnelik, kui siingi praegu on keegi, kes ei arva, et küll keegi teine kirjutab. Käsi võtta, ära kirjutada. Panna pead kokku ja südamed ka ja ära teha. Ja siis loetakse, et kui midagi on jäänud seal kahe sõna vahele või on poolikult käsitletud või mitte küllalt süsteemselt, siis ju võib lisada ja täiendada ja see on looming. Õppe ja kasvatus on elukestev looming. Kas keegi tahaks vaielda? Seda ei saa ära õppida, põhimõtteliselt ei ole võimalik. Kui süda on vales kohas ja mõtelda ei oska, siis oleks vaja valida üks teine tegevus. Kõik räägivad, et maasikakorjajaid on õudselt vaja. Aga andeks, ma läksingi natuke ülemeelikuks. Niisiis, ma arvan, et kogu selle kasvukeskkonna kujundamisel on ikkagi number 1 on süda. See, mis ütleb, mis on õige, mis on vale. Õppida on vaja. On vaja. Ja nüüd ma võtan siit ühe lehe, mul siis kohe siin teisel kohal, ma panin ta siia. Siin on 3 rõngast üksteisest läbi põimumas. Ja pealmine on psühholoogia. Minu arvates on hädasti vajalik ja rõhutan nüüd mitte pelgalt laste
aiaõpetajale ja teistele õpetajatele, vaid kõigile inimestele. Psühholoogia kursus on hädasti vajalik ja tuleb ütelda, et gümnaasiumis oli alati psühholoogia kursus. Ülikoolis psühholoogia kursus, kõik pedagoogid on korralik. Psüühilised protsessid, psüühilised nähtused, psüühilised seisundid tuleb selgeks õppida. Kõik psüühilised protsessid, kõik psüühilised seisundid, kõik psüühilised nähtused. Nende tekkimine, nende toime, nende vahelised seosed ja psüühika peab selge olema. Ja mitte ainult õpetajatel, vaid ka siis lapsevanemad. Ja kui nad ikkagi seda tegelikult ei valda, siis õpetaja saab aidata perekonda just sellega, et aitab neid psüühika selgeks teha. Et lapse psüühikut peab töötama. Älbed, psüühika, igasugused älbed, teid peab õigeaegselt tabama. Kui nad on väga sügavale läinud, siis ei saa ju enam midagi. See on raske ravida ja kõik hädad. Teine siin kõrval on see psühhiaatria. Psühhiaatria kursust ma kõigile ei soovita, aga õpetajatel peab olema. Ja aga siiski peab aitama nii kaugele, et märkaks ära, millal psüühika ei ole korras. No võtame selle autismi, eks ole, ma ei tahaks sinna psühhiaatriasse praegu minna üldse, aga kui imik juba silmisidet ei võta, no ei taha silma avardada üldse, igal juhul vaatab kõrvale, igal juhul ei, mis sa tahad teha. Seda sümptomit peab ju kohe märkama. Ja või ma toon ühe näite veel. Kui ikkagi ilmneb, et laps tunneb rõõmu sellest, et ta saab kellelegi haiget teha. Kärbsele kitkub jala otsast ära või paneb talle mingi kõrre kiilil läbi, et ta ei saaks lennata. Kui lõhub midagi ära ja siis rõõmustab selle üle, et ta sai puruks teha, haiget teha kuidagi. Nii kui sellised jooned ilmnevad. Psühhopaat hakkab kujunema ju. Seda peab kohe märkama. Siis peab otse kohe avastama, kuidas siuke asi on tekkinud, mis seda soodustab ja looma meetmete süsteemi, et sellest vabaneda. Vastasel juhul kujuneb psühhopaat välja. Kes vastutab? Kes vastutab selle eest, et laps läks psühhopaadiks? Keegi ei taha kuuldagi. Ette oli nähtud tegevused. See on raske koht. Ma tean, et see on raske koht. See on valus koht. Ja me räägime praegu mitte endast, vaid räägime asjast üldse, eks ole. Räägime nendest teguritest, mida siis võib-olla Eestis oleks varvis ilusti see teoreetiline teaduslik tarkus ja vahetu kogemus, mis on pikaajalise praktika jooksul kujunenud ja seda kõike arvestada ja luua mõttekonstruktsioone, mis on väga põhimõttelise tähtsusega ja kõigile vajalikud. Ei maksa oodata, et keegi teine kuskil mujal teeb ja meie jaoks. See kõik peab olema kultuuri kontekstis. Eesti kultuuri kontekstis. Ja venelastel peab olema vene kultuuri kontekstis. Ja selles ei ole mitte midagi halba. Rahvuskultuuri kontekstis. Kultuuri, jagame kindlasti kolmeks, on üldinimlik kultuur, on rahvuskultuur ja siis oma kultuur, kohalik. Setumaal on ühtemoodi natuke, Saaremaal on teistmoodi ja igal pool on oma kultuur. Igas perekonnas on ju oma kultuuritase. Ja ka rahvuskultuur ja ka üldinimlik kultuur. Kultuuri seoses peab see olema ja mitte ühes, teises või kolmandas, vaid kõigis kolmes. Kõigis kolmes tähendus. Aga nüüd üks asi on nüüd see psühholoogia teadus psüühikast, aga teine asi on nüüd sotsiaalpsühholoogia. Ja rõhutan, et see on siis teadus juba mitte psüühikast, vaid inimesest vahetute suhete ja suhtlemise süsteemis. Kommunikatsiooni, interaktsioon, rollid, staatus ja kuidas inimesed suhtlevad, kuidas inimsuhted tekivad, kuidas moodi konfliktid, vahetusmäng ja kõik, mis on intiimne. See on sotsiaalpsühholoogia. Kujuta ette, ma teen väikse kõrvalpõike. Ma ütlen selle kolmanda ka ära. Ja kolmas on sotsioloogia. See on teadus jällegi inimesest makroseostes, kus on
institutsionaalne süsteem, eks ole, majandus ja teadus ja poliitika, ideoloogia, õigus, tehnika, tehnoloogia, energeetika. Inimene institutsionaalses süsteemis, sotsioloogia. Ta on ühiskonna liige ja kultuuri esindaja. Terve teadus. Siin on inimene mikroseostes ja siin on inimene oma psüühikaga. Ja väärtuseks kujuneb see sama, mis on punaseks siin viirutatud. See on väärtus. Õppida saab kõiki neid kolme, teadma peab kõiki kolme, aga väärtuseks kujuneb nende ühtsus. Kui neid kolme ei ole, pole teistel erilist mõtet. Kes tahab vaielda? Kui neid kolme ei ole, pole teistel erilist mõtet. Kordas. Nüüd ma kratsin natuke. Siin mõni aasta tagasi ma olin kutsutud psühholoogia üliõpilaste talvelaagrisse. Tartu ja Tallinna ülikooli teevad üliõpilaste siin ühist laagrit. Ja ma näitasin seda sama pilti, joonistasin tahvlil 3 suurt rangast ja psühholoogia üliõpilased ju. Ja üks pikka kasvu doktorant tuleb minu juurde, mis asi see on? Toksib sinna peal. Ma ütlen, sotsiaalpsühholoogia. Sellist asja ei ole olemaski. Tartu ülikooli doktorant. Jah, nüüd käsi. Miks ma seda räägin? Sellepärast, et olge ettevaatlik. Ja muidugi siin on veel nüüd filosoofia ajalugu ja me kõik oleme õppes elupäevade lõpuni. Haridus ei ole see, mida koolis antakse ja koolis tehakse. Haridus on ja nüüd paljutähenduslik mõiste. Ja kes nüüd märkmeid teeb ja nüüd roovige nüüd teha korralik loend, mis see on, mida me nimetame hariduseks. Ma nimetan praegu mõned. Haridus on kultuurifunktsioon, objektiivne kaassõltuvus kultuuris. Väljaspool kultuuri haritud inimeseks kasvada ei saa. Võid igas asju teada ja osata ka, aga haridust ei ole. See on täitsa teine fenomen, kultuurifunktsioon. See on ja see kõik väärib spetsiaalselt arutust. Kui teil on tahtmine, siis see on nüüd üks asi, mis minu meelest on suhteliselt nõrk paljudel. Aga kui te tahate, siis me võime selle kunagi spetsiaalselt käsile võtta. Nüüd teine asi on siis see, et haridus on subjekti karakteristik. Subjekt, aktiivne alge. Ja kui te hakkate detailsemalt vaatama, siis te näete, et ega paljudes perekondades, aga ka mujal on laps tegelikult manipuleerimise objektiks. Kunagi ma tegin üliõpilastega niisugust katset. Teate need 4-kandised märkmepaberid, niisugused igale pakid, suured pakid. Jagasin seal kõikidele mingi hulga kätte ja ütlesin, et mõtelge nüüd, kellel nende tuttavatest on väiksed lapsed ja minge siin külla, mõtelge välja mingi ettekääne, kui teil seda muidu ei ole. Pange see leht sinna teetassi ääre alla ja tõmmake kriips keskele ja paremale poole kriipsu. Tehke linnuke, kui lapsele anti mingi käsk või korraldus või keeld. Kus sa lähed? Seisa paigal. Kellele ma rääkisin? Kes sul lubas võtta? Istu siia. Ja mingi käsk või keeld. Iga kord tehke linnuke, kui midagi niisugust on. Ja vasakule poole joont tehke linnuke siis, kui lapsega räägitakse midagi muud. Ükskõik midagi muud. Ja mul on palju sadasid lehti, kus vasakul pool pole ühtki linnukest. Niisugune asi on. Millest see räägib? Räägib, et paljudes kodudes ikkagi laps on tegelikult manipuleerimise objekt, ei ole subjekt. Tegelikult ei olegi vanematel vist päris hästi aru saada, mis see pagana subjekt on ja mis üldse jutt käib. Kui last peetakse manipuleerimise objektiks pisikesena,
kes peab tegema seda, mida kästud, nii nagu kästud, siis kui kästud seal, kus kästud, sellest, mis kästud. Ja kui ei tee, mis asja sa siin oled jälle teinud? Kes sul lubas? Hakka otsast peale. Ja natuke kõrgendatud toonis, inimene kasvabki selliseks. Ja kui vähegi võimalik, siis ta hiilib kõrvale, teeb sigadusi, teab väga hästi, mis ta teeb, aga teeb ikkagi. Inimeses on niisugune aktiivne alge ei olemas. Aga kui see on maha surutud, siis seda terramil see välja lööb. Sigadused ja niisugused asjad on sageli just selle tõttu. Niisiis, haridus on subjekti karakteristik, kes aktiivse algena saab siis tegutseda, aga mis siis iseloomustab subjekti, kuidas inimene kujuneb subjektiks, mitte manipuleerimise objektiks. Vaat see on nüüd väga tähtis asi. Ja siin mõni aeg tagasi üliõpilast küsisid, et no pange kõik need igas meie haridushädad ritta, pange kõige õudsam asi sinna esimesel. Mina panin selle sama subjektsuse küsimuse number 1. Aga noh, see ei tähenda midagi, nii et tehke ise, mõtelge, kuidas on. Täitsa võimalik, et kuskil on teistmoodi. See ei ole mingisugune teadmine. Aga ma lihtsalt tahtsin rõhutada, et see subjekti ja objekti seos on fundamentaalne. Ja areng, millest me eespool rääkisime, on loomingu funktsioon. Mitte õppe, mitte see, vaid loomingu. Looming on võimalik üksnes valikuvabaduse situatsioonis. Valikuvabadust saab kasutada juhul, kui inimesel on peas kord. Ja ta tahab austada korda. Kui korda ei ole, on korra lagedus ja loomingu ei ole ka võimalik. Niisiis tegelikult on loomingu ja korra ühtsus on ühtsuse kategooria jälle sisse. Ja kuidas saavutada, et lapse vanemad saaksid sellest aru esimesena? See on nüüd pähkel. Sest kui laps tuleb kuskil 3-4 aastaselt tuleb see lasteaeda ja on manipuleerimise objektiks kujundatud üdini. Mis ta siis taga teha saab? Äärmiselt raske ju. Sest kõige tähtsam on juba möödas, need rongid on juba läinud. Kujutame ette, et kodus ei olnud aru saama sellest, et igal asjal on oma koht. Magama lähed siis, paned sussid sinna tooli alla. Riided paned üksteise peale ilusti kokku ja hommikul ärkad, võtad järjekorras ja paned selge. Kujutame ette, et ta pillub mööda oma laiali kõik. Ta ei ole sellist mõtetki, ei ole peas, et igal asjal on üldse oma koht. Midagi kasutab, jätab sinna, kus ta parajasti on. Kohale tagasi ei pane mitte midagi. Kas see on kasvatus või ei ole? Kõige tähtsamaid küsimusi elus, terves elus. Kui niimoodi selliseks üles kasvanud inimene satub näiteks ehitusele, siis kõik on kadunud kogu aeg. Ühtegi tööriista ei ole. Ei saagi ehitada ju. See on väga originaalne tulemus võib olla. No joo, originaalne tulemus on see, et lastakse lahti esimesel võimalusel. Ühesõnaga, ega ta tegelikult ei saa hakkama ühe asjaga elus. Ja siis pärast öeldakse, et haridus. Polid haridust ju. Seesama lihtne üks asi nässu ja missugused õppeained seal, mis hinded ta sai, mis tähtsad sellel on. Inimest pole ju. Või võtame siin veel mõne sellise asja. Kujutame ette, et siin ühe aasta paar kuud seal süüa, tal ei lastud. Vanemad ei andnud rusikad kätte. Mis sina sööd? Sina ei söö midagi, sina paned käed sirgu, eks ole, suu lahti. Nüüd vanema terviseks, kassi terviseks. Ja see soov läheb lapsel üle. Natuks aja pärast ta karjub, eks ole, kõht tühi, antagu süüa, teeb suu lahti, antagu süüa. Tema ise küll ei hakka. Ja kasvab. Ja siis lasteaias. Mis teete?
see on kasvatus ju, see ongi kasvatus. Riidesse panemine, sama asi. Mis asja sina paned riidesse, sina pane koivad sirgu püsti jalga. Ja käed püsti, särk selga. Ja laps on 1 minutiga riides, aga varsti ta enam ei tahagi ise panna. Ta käib palja tagumikuga kas või terve päeva. Noh, see on ju kasvatus nüüd, aga kui ta tuleb lasteaeda, selleks ajaks on need põhirongid kõik läinud. Järelikult, millal peab alustama? Enne. Ja jälle. Siis, kui ta ise märku annab, et tahab tegema hakata neid. Aga lasteaednikud, ma kasutan seda sõna nüüd, ei hakka siin õpetajaks ütlema, peaksid aitama vanematel ja vanavanematel ära taibata, et need on kõik väga tähtsad asjad. Nendes sellest kõigest, kuidas ta hakkab sööma, riietuma, asju hoidma, suhtlema ja need kõik, mis kujunevad esimese eluaasta lõpus, teisel eluaastal, 3. eluaastaks lapsel kõne käes. Kui kõne on väga primitiivne, ta ei oska rääkida, sõnavara on lukuauk. Mis te teete? Need rongid on läinud ja väga raske on täita seda, mis õigel ajal jäi kujunemata. Saab, muidugi saab. Me ei saa, põhimõtteliselt ei tohi ütelda, et ei ole teha midagi. Kuidas? Noh, peab ju tegema. Aga see kõik on väga raske. Ja noh, igast asjast ei saa siidi. Siidi enam ei saa. Kui need asjad jäid õigel ajal tegemata, siidi enam ei saa. Midagi saab. Midagi peab. Siidi ei saa. Sul oli ka Varese näide. Ja. Oli Rocca al Mare koolis oli see, kui küsiti, Ülo pidas loengu ära, siis küsiti, et kuule, et aga mõned rongid on läinud, et mis nüüd saab. Siis ta ütles, et ei ole midagi, et Vares ka laulab. Juhul omal moel suhtleb. Aga see on pedagoogiline praak. Kui see on antud juhul just nagu pole, need esimesed 3 eluaastat kodus ju. Aga vaata, siin ongi nüüd meie tänase arutlusega üks iva, et lasteaed, kus on selle ala spetsialistid, eks ole, ja saaksid olla ja peaksid olema vanematele abiks ka selles arengufaasis, kus laps veel lasteaias ei käi. Ja paljud ju ei tulegi, paljud ju siiski jäävadki koju, aga seda nii-öelda hariduskava, kus on õppe, kasvatus ja kogemus koos, ei ole vaja asutustele, seda on vaja inimesele, väiksele inimesele, täpsemini öeldes alguses tema vanematele ja vanavanematele, kes looksid talle kodus kasvamiseks soodsa keskkonna. Ja see on nüüd väga põhimõtteline muutus, paradigmaatiline muutus võrreldes sellega, mis siiamaani kehtib. Aga see tähendab, et lasteaed ise on sel juhul metoodiline keskus, mis on avatud konsulteerimiseks vanematele, vanavanematele ega kohaliku omavalitsustegelastele, kes ka ju osalevad selles, laste mänguväljakud ja asjad ja kasvukeskkond, spordivõimalused, igasugused festivalid ja värgid, mis kohalik omavalitsus korraldab. Aga see ka peab ju olema pedagoogiliselt ja andragoogiliselt korrektselt korrastatud. Me peame aru saama, mida me tahame saavutada ja kuidas tegutseda selleks, et tegelikult kujuneks see, mida just nagu oleks tarvis. Aga see peab olema põhjendatud kultuuri kontekstis, ühiskonna kontekstis, perekonna kontekstis. Ja vaata, see juhuslikult ei teki. Ei ole nii, et hakkame pihta, näis, mis välja tuleb. Nii ei tea. Kas keegi tahaks vaielda? Ei näe. Ma ka ei vaidleks, aga no, igaks juhuks. Niimoodi ja nüüd järgmine mõte. See hariduskava, mis on õppekava asemel. Niisiis see on siis 3 asja. Õpe, kasvatus ja kogemus. Peaks hõlmama mitte mingid etapid, vaid inimese elukaare. 9 kuud enne sündi
vähemalt, täpsemini öeldes 2 nädalat rohkem. Ja nii kauaks, kuni inimesele neid elupäevi antud. Kõik õpivad, kõik loovad, töötavad, mõtlevad, avastavad elupäevade lõpuni. Haridus ei lõpe siin koolis. Üks kool saab läbi, teine kool saab läbi, no ja siis ega ülikooli järel inimese enesetäiendamine sellega ei lõppenud ju. Vastupidi, veel avaramaks läheb. Ja kui ma enne küsisin, mille poolest lasteaed on lapsele ohtlik, siis see ei olnud retooriline küsimus, see oli väga tõsine küsimus. Nüüd paneme need ohud kõik ilusti ritta ja nüüd mõtleme, mida me peaksime tegema, mida meie saame teha, mida lapse vanemad peaks tegema, mida keegi teine peaks tegema, et ei juhtuks seda, mis muidu võib juhtuda. Koolis sama asi, ülikoolis samad asjad. Kuidas kujuneb kodanik? Kodanik hakkab kujunema juba esimesel eluaastal. Nad kujunevad kodanikuks. Kodanik on see, kellel ei ole üldse ükskõik, mis tema kodumaast saab, isamaast saab. Kellel on aated, ideaalid. Ja keegi ei saa kedagi kasvatada paremaks, kui ta ise on. Kes tahab vaielda? Esimene vaheaeg. Kas on küsimusi? Kui soe see vesi siin on? 6 kraadi. Siin on minu teada üks inimene suplumas käinud. Johansoni Jaak, aga ma ei olnud sugugi kindel, et ta oli kaine siis.